Tere, kallid kuulajad! Tänase saate teemaks on saksofon. Teeme tutvust, kuidas on see pill seotud Eesti pärimusmuusikaga ning mis moel on teda kasutatud selles muusikastiilis. Lisaks ka pillist ning ajaloost, kes on tuntumad Eesti saksofonistid pärimusmuusika maastikul ning tulemas on ka mõni muusikapala. Mina olen Heleri Kõrvemaa ja te kuulate raadiosaadet Iseloomuga pill saksofon. Saksofon nutab, ohkab ja unistav, ta omab tõelist crescendot ja on võimeline vaibuma pikka mööda. Kuni tema kõlast on kuulda ainult kaja, tema kaja kajast, kuni tema helist on saanud hämarik. Pilli ülaregistri tämbris on midagi valusat ja kurba, madalad noodid seevastu kannavad endas pompöössust. Müstilise ja üleva karakteriga teoste jaoks on saksofonil kõige kaunim, tänaseni teadaolev madal hääl. Sellisena iseloomustas saksofoni Hector Berlioz, kes oli esimene saksofoni suurtoetaja ning esimene, kes seda pilli kirjasõnas mainis. Instrumendi leiutamise aasta jääb vahemikku 1835 kuni 1846 aastal, mil belglane Adolf Sachs lõi uue 8-liikmelise pilli perekonna. Perekonnas on erineva suuruse ning häälestusega pille, kuid kõige levinumad on sopran, alt, tenor ja bariton saksofon. Kuna pill oli suhteliselt noor, ei olnud ka palju muusikuid ja heliloojaid, kes saksofonile muusikat kirjutaksid. Küll aga tekkisid Prantsusmaal ja Saksamaal koolkonnad, kes tundsid sellest pillist suurt huvi. Seda mängiti algselt sõjaväeorkestrites ja üsna kiirelt levis ka džässmuusikas, kuid teda võib leida olenevalt repertuaarist ka sümfooniaorkestrites ja pop, pärimus ning klassikalises muusikas. Uus instrument konstrueeriti nii, et oleks võimalik mängida valjult nagu vaskpuhkpillidel, kuid sama kiiresti nagu puupuhkpillidel. Sellest tulenebki saksofoni võlu. Seda pilli on võimalik mängida väga valjult ja vaikselt, kuid võimaldab teha virtuoosseid kui ka aeglaseid käike. Saks tahtis teha pilli, mis ei mängiks üle nõrgema kõlaga instrumente, kuid mis täidaks vaskpillide vahel valitsevat kõlalist lõhet. Selle jaoks tegigi ta 2 erinevat perekonda. Esimene C ja F häälestusega, mis oli mõeldud sümfooniaorkestrite jaoks, ning teine PES ja S häälestusega sõjaväeorkestrile. Tänase päevani pole võetud saksofoni kasutusele sümfooniaorkestrites. Saksofonil on ka klassikaline stiil, mis tänapäeval aina rohkem tuntust kogub ning mida ka mina 10 aastat õppisin. Pilli algusaastatel oli just klassikaline stiil see, mida saksofonil mängiti. Selle loovuse piirid on palju väiksemad, kuid see-eest saab nendes piirides palju väljendada. Klassikalises muusikas on ka erinevad kõlatämbrid ja koolkonnad, kelle kõlaideaalid on väga teistsugused. Kuna hakati rohkem kuulama tämbreid ning ümber mõtestama pillide kõlasid, võib öelda, et koos saksofoniga tuli ka soundi ajastu, mille võimalused avanesid seoses džässiga, kuid oli ka teisi stiile, mille toonikultuur sel ajal arenes. Ameerika džässi ajaloos saab öelda, et stiililised uuendused on arenenud just läbi saksofoni. Kui rääkida klassikalisest ja džäss-saksofonist, siis neil on erinev toonikultuur. Kui klassikalises muusikas on kindlad esitustavad ning tooni tekitamine standardne, siis džäss-muusikas on kesksel kohal isikupärane sound. Muidugi on ka suudim ja artikuleerimine erinevad, kuid minu jaoks on mõlema stiili juures oluline, milline on pillimängija isikupära ning musikaalsus. Seega, kuna saksofonil on omapärane ehitus ning sellega sai soundiliselt laialdaselt varieerida, siis võib öelda, et see instrument on uue kõlakäsitluse revolutsionäär. 1920. aastatel jõudis saksofon Ameerikas maailma tippu, mil pillide müük küündis miljonini. Populaarsust olenemata seostati 20. sajandi alguses väljakutsuvust saksofoniga ning pillil olid kindlad piirangud. Sellest sõltumata ja ka rasketel aegadel Esimese maailmasõja lõpust, mida nimetati Roaring Twenties või Jazz Age ajastuks, oli pill Ameerikas väga tuntud ning meelelahutuses paljude lemmik.
Eestisse jõudis see pill 1880. aastatel ning samuti 1920. oli ta juba tantsumuusikas ja puhkpilliorkestrites. Ilmselt tuli see pill Eestisse just Peterburi kaudu ning sealt tuli ka hulgaliselt puhkpilliorkestrite repertuaari. Ka Eestis Nõukogude Liidus peeti saksofoni kapitalismi hääletoruks ning 1940. oli keelatud mängida Ameerikast tulnud muusikat. Nõukogude okupatsiooni ajal oli vaenlase muusikaks džäss ehk saksofon oli keelatud ning kehtis loosung "Täna mängid saksofoni, homme reedad kodumaa". Eestis on saksofoni populariseerinud Olavi Kasemaa, kes tegi ka esimese saksofoniklassi. Tänu sellele on ta kindlasti Eesti muusikaloos oluline pill ning muusikas vajalik instrument. Kuid nüüd kitsama teema juurde, millest pole palju räägitud ning ka kirjutatud. Saksofon pärimusmuusika maastikul. Tegin intervjuu 2 saksofonistiga, Marko Mägi ja Katariin Raskaga, ning meil oli põnev vestlus, kuidas elab saksofon Eesti pärimusmuusikas. Teema sissejuhatuseks kuulame Roodoro ansamblilt lugu Vabariigi polka. Tegin intervjuu Marko Mägiga, kes on saksofonimängija nii džäss kui ka pärimusmuusika maastikul. Hariduselt džässmuusik on ta siiski pärimusmuusikas saksofoni palju mänginud ning populariseerinud. Folgipisiku sai ta Viljandi Kultuuriakadeemiast, sest Viljandis on raske mitte kokku puutuda pärimusmuusikaga. Ta mängib sellises ansamblis nagu Roodoro ning on teinud ka duot Kätlin Mägiga. Katariin Raska on pärimusmuusik, kes mängib saksofoni, parmupilli ja torupilli. Õppinud nii Viljandis kui ka Norras ning tegeleb aktiivselt 3 pilliga. Katariin mängib sellistes ansamblites nagu Äio ja Kulle. Kuidas ja kus hakati rohkem mängima saksofoni pärimusmuusikas? Sopran saksofon on tegelikult olnud pärimusmuusikas aastaid. Ta tuli selles stiilis lavalaudadele 70. 80. maailmamuusika suure lainega. Eestis hakati pärimusmuusikas saksofoni kasutama ilmselt siis, kui tekkis suurem huvi folkmuusika vastu, umbes kuskil 2005. aasta paiku. Katariini arust on just Marko Mägi kõige rohkem Eestis saksofonil pärimusmuusikat mänginud, näiteks torupillilugudes. Ja ma olen taga väga nõus. Aga kus välismaal sopran saksofoni pärimusmuusikas kasutatakse? Marko väitis, et välismaal on see pill populaarne Skandinaavias, sest see sound on erinevate etniliste lesthuulikute pillide ühisosa ja see sobitub pärimusmuusika ja erinevate rahvaste muusika mängimiseks väga hästi. Tekkinud on ka uus põlvkond, kes on ainult pärimusmuusikas peatunud, näiteks Rootsi ülikoolide õppejõud, kellel on fookus just pärimusmuusikal. Katariin oskas välja tuua Balkanimaad, kus saksofoni mängitakse, kuid ei tea, kas seal pakutakse ka pärimusmuusikas kõrgharidust. Samuti on ka Šotimaal mõned tegutsevad muusikud, näiteks Fraser Fifield, kes on saksofoni mängija ja tegeleb Šotimaa jazz-folk maastikul. Norras on üksikud mängijad, kuid tavaliselt on nad siiski džässi taustaga ja avastanud pärimuse hiljem. Marko tõi välja Jan Garbareki, kes on paljude saksofonistide eeskuju. Garbarek puhast folki ei mängi, kuid ta kasutab pigem pärimust materjalina ning neid imiteerinud ja ka meloodiaid mänginud, kuid ta on pigem muusik, kes pärimust süvenenult ei mängi. Katariin tõi välja nime Karl Seglem, kes on Norra džässmuusik, kuid mängib selle kõrvalt sokusarvesid ja teeb duot koos Hardangeri viiuldajaga. Hardanger on viiul, mis on Norra rahvuspill. Eestis pole saksofoni palju ja ta pole pärimusmuusika standardne nagu viiul või kitarr, kuid arvan, et see tahe noorte hulgas aina kasvab. Eestis on pigem rohkem muusikuid džässiskenelt
ning need vähesed, kes ka pärimusega tegelevad, on Viljandist tulnud, kuid neid ei ole ka palju. Aktiivselt tegutsevad just Marko Mägi ning Katariin Raska, kuid ka Sandra Vabarna ning Ulvi Võsa on sellega tegelenud. Saksofon on jäänud veidi rohkem pärimusmuusikas tahaplaanile kui mõned teised pillid. Katariin mainis, et natuke oleks vaja impulssi, et saksofoni mängijad oleksid Eesti pärimusmuusikas rohkem pildis. Selle teemaga võiks tegeleda ja mõista, mis on saksofoni võimalused, sest see pill on ise nii mitmekesine, pakub nii palju erinevaid mänguvõimalusi ja žanre, kus kaasa teha. Nii Marko kui ka Katariin olid samal arvamusel, et saksofoni populaarsust pärimusmuusikas hoida, peab ise palju vaeva nägema ning leiutama töökoha siin maailmas. Kipub olema nii, et see instrument pole lihtsalt selline, mida tingimata mingis ansamblis vaja oleks, kui see pole midagi spetsiifilist. Sellest olenemata on saksofonil võimalusi väga palju ja pole olemas mingeid piire, tuleb lihtsalt oskuslikult ja loomingulselt läheneda. Üks õhtu on ta pärimuspill, teine õhtu klassikalise kontserdipill, siis on ta improvisatsioonipill, puhkpilliorkestripill. Kui mõelda, siis kas saksofon on pärimuspill või mitte, siis tegelikult repertuaar, kasutusviis ja stiil, mida selle pilli peal mängitakse, teeb instrumendist teatud žanripilli. Ehk tegelikult kõik pillid on võimelised pärimusmuusikas esinema ning selles vallas ei ole mingeid piire tõmmatud. Oleneb ainult sellest, mida muusik teha tahab. Kindlasti on saksofoni ja pärimusmuusika seos tänapäeval aina kasvav ning seda juba mitukümmend aastat. Järgnev lugu on ansamblilt Äio. Mind kui värsket pärimusmuusikut huvitab selle muusikastiili puhul see, kuidas saksofonil mängida, fraseerida ja imiteerida teist pilli ja pillimängijat, sest kindlasti on pärimusmuusikas oluline erinevate pillide ja mängijate jäljendamine. Kui mõtleme imiteerimise ja saksofoni peale, mida rohkem jäljendatakse, siis figureerib viiul ja torupill. Marko ütles, et torupilli kaunistusi on lihtsam mängida, kuna torupilli sõrmiline ja mõned mänguvõtted on saksofoniga sarnased. Saan ka öelda algaja torupillimängijana, et need pillid on sarnased, kuid alguses ikka võttis aega, et kus mis noot asub ning kuidas sinna pilli sisse õigesti puhuda. Aga see on olnud põnev teekond nende kahe pilliga. Kui võtad fookusesse mingi pilli või mängija väljendamise, siis võib see olla ükskõik mis pill. See kõik on mängijas kinni ning ei ole kindlaid piire. Probleemiks võib osutuda see, mida su pill võimaldab mängida, kui näiteks mingit kaunistust esitada.
Katariini jaoks on 2 tüüpi pärimusmuusikuid. Ühed püüavad kõike üks-ühele maha mängida, kaunistused, fraseeringud ja minna võimalikult täpseks, isegi soovitatakse mängida suure meistri häälest ära noot sisse. Aga Katariini jaoks on oluline, et lõpptulemus kõlaks loomulikult, seega tuleks enda pillil need kaunistused pigem kohandada. Kui soov on kedagi imiteerida, siis ta jälgib seda, kuidas temani see muusika kostub ning sellest jälgib, et tema pillimäng kõlaks teistele samamoodi, isegi kui ta näiteks trilleri teise noodi pealt mängib. Sest erinevad registrid ja helistikud tulevad mängu ja mõned pillimängu võtted võivad väga ebamugavad olla, mis ei lase sellel kaunistusel loomulikult kõlada. Trillerid peaksid olema mängus sellised asjad, mida sa muuseas mängid ja kaunistad. Katariin arvab, et viiuldajatel on samamoodi, nad ei tee seda trillerit seal, kui see ei oleks väga mugav või käepärane. Ta püüab leida ja kohandada selle materjali näpu alla nii, et oleks mugav mängida. Seda peab ta silmas, kui mängib näiteks viiulimuusikat. Oleneb ka, mis tüüpi looga tegu on. Mängu võib tulla fraseerimine, keeletöö, atakid, pitsikaatod, et oma pilli lihtsalt mahukamalt ära kasutada. Oluline ongi mõelda sõrmestuse peale, et kuidas saab mingeid kaunistusi imiteerida ja kuidas see materjal kõik pillile kohandada. Näiteks Katariini hiljutises loomingus on ta otsinud pigem materjale kas laulu või tantsude repertuaarist, sest ta tahab leida alternatiive peale meloodia mängimise. Traditsioonilises muusikas ongi põhiline meloodia ning selles kõiges on oma võlu ja maailma tunnetus. Aga Katariini hakkasid paeluma just igasugused alternatiivsed mängutehnikad, et kuidas neid saaks interpreteerida. Otsis variante, kuidas näiteks viiulipitsikaatot saaks saksofonil slappi abil imiteerida. Slap-tehnikat saab praktiseerida pillidel, millel on pillirost-trost. See tekib, kui tekitad huulika ja trosti vahele vaakumi ning sellest tekib omapärane heli. Sarvemuusikat imiteerides mängib Katariin näiteks ilma huulikuta. Seda ta praktiseerib tihedamalt pigem arranžeeringutes. Katariin on imiteerinud ka mitmehäälset laulu ilma huulikuta. Ta on otsinud ligilähedasi sounde, mis meenutavad originaali. Imiteerinud on ka vilepilli ilma huulikuta. Kuid tavapärane on mängida viiuli ja torupilli repertuaari ning seda peab ikka huulikuga mängima. On ka võimalik imiteerida torupilli ringhingamisega ja see on üks viis, kuidas seda alternatiivset mängustiili saab rakendada torupilli muusikas ja see oli ka minu jaoks väga põnev avastus. Seda õppis ta Norras, kus ta mõistis, et saksofoni peal saab nii palju muid asju ka teha peale meloodia mängimise, et kuidas saab oma kogu instrumendi potentsiaali ära kasutada, esitades ka pärimusmuusikat. Talle meeldis Norra rahvamuusika sügavus ja samas selline improvisatsioonilisus ja põhjamaine sound ja sellest tekkis suur motivatsioon õppida midagi uut. Jazz-muusikutelt ja kontserditelt avastas, et seda pilli kasutatakse nii erinevat moodi ning oligi suur tahe improvisatsiooni õppida. Sellega tekkiski mõte, et kuidas 2 huvi kokku panna. Järk-järgult hakkas Katariin vaba improvisatsiooniga tegelema ja see oligi tema jaoks see platvorm, vahend või viis, kuidas saab erinevaid mängutehnikaid katsetada ja avastada. Ilma Norra kogemuseta ta arvab, et ta ei oleks selleni isegi jõudnud. Samas ta teadis juba enne Norra minekut, et patu traditsiooniline muusika ei ole päris see ja ta ihkas rohkemat, sest sellised helid ja kõlapildid on paelunud juba teda tükk aega. See improvisatsioonisuund oligi just see, mida Katariin otsis Viljandis ja milleni ta vahetusaastal jõudis. Kogu edasine tee ongi läinud nende 2 maastiku vahel, pärimus ja improvisatsioon. Kuna ta tegeleb ka torupilli ja parumupilliga ikka edasi traditsioonilises maailmas, siis on nad kõik kuidagi seotud. Need on omavahel põimunud. Üks maailm toetab teist. Kokkuvõtvalt ütleks, et saksofoni maailm on nii suur ja lai ning sellel pillil on väga palju võimalusi, millest on vaja lihtsalt kinni haarata. Selliseks kujuneski saade, mis kõneles sellise iseloomuga pillist nagu saksofon. Tänan Marko Mägi ja Katariin Raska nende intervjuude eest ja tänast saadet jääb lõpetama Paabeli lugu Üle järve jää, albumilt Üle järve. Tänan teid kuulamast
ja loodan kuulda Eesti pärimusmuusikas palju saksofoni kõlasid.